No nii, yes, joo. USSR, jah. USSR. Tere, kallis rahvas. Käes on järjekordne podcast. Mait on mu selja taga peidus või on ta mu selja taga? Ja on, tuleb. Ta tuleb. Ta vaatab. Ja nüüd ta komistab, tõmbab terve laua pikali. Ja ta istub. Väga, juba kirjutad stsenaariumit meil siin, jah? Ta istub. Ohutusse kohta. No nii. Kas hakkame pihta? Hakkame pihta. Tere, kallis rahvas. Käes on järjekordne Kelder podcasti aeg. 3. episood. Saadet juhivad Heldur Maripuu, Hans-Henri Rähn, Mait Levandi ja meie kalliks külaliseks on täna Fredi Lond, pikaajaline Semu. Räägi meile. Kes sa oled? Kohe hakkame pihta niimoodi. Miks sa siin oled? Kus sa tuled? Jaa. Me tõesti filmid. Ära ütle midagi, siin hästi vaikselt peab olema. Jaa. Ma olen Fredi Lond, sündinud 1988. Veregrupp O negatiivne vist. Aga küsimus, miks sa üldse sündisid? Ma ei tea. Ma arvan, see on müsteerium. Vaata, hakkamegi siin lahti võtma nüüd. Ma sündisin isa ja ema armastusest. Üksteise vastu. Õige. No selge. Aga et kuulajatel ka oleks mingisugune pilt, siis tegemist tegelikult on üliandeka tüübiga, kes on lõpetanud Belgias Narafi filmikooli, kellega me oleme koos teinud ka mingid vaid päris mitu projekti. Lähedasemad inimesed teavad meie koostööst midagi ja uued vaatajad siis saate hetkel teada. Räägime esmalt, kuidas me kokku saime, kuidas me teame üksteist. Tegelikult me kõik 4 teame üksteist päris pikalt ja alustakski sellest siis, et kust ma sind esimest korda näin? Nägime üksteist Paju pargis. Hakkasin seal just kossu mängima, see oli 2008 aasta aprill, ma kuupäev. Ma ei mäleta, kui ütleb jube täpselt, vaata. Vist aprilli lõpp oli, jah, aga ma ei mäleta täpselt kuupäev. Okei, ega ma isegi täpselt ei mäleta, ma teen vanuseid selles, ma olin 14 ja sina olid vist, kas see oli 20, just sain 20. Ja siis ma mäletan, umbes täpselt. Et seal siis tol hetkel see oli siis niimoodi, et samamoodi, et Paju park, me elame mõlemad, kusjuures Fredi ja mina elame sellele pargile väga lähedal. Sinna tehti siis korvpalliväljak, kuhu mina ja minu klassivennad, kaasa arvatud Mait Levandi, eksisime. Ja üks hetk me avastasime, et mingisugune selline äge tüüp, näha oli kohe, eks ole, et patsid peaseni või Te tulite terve motsi, mis see nüüd on, tuleb terve gängiga. Terve gäng tuleb lendab peale. 10 inimest tulevad sinna õhtul, et mis asi see on. Et ega oligi, et vägev oli selles suhtes, et läksime sinna, vaatasime, et mingisugune tüüp, selline nagu välismaalt pärit, et XXXXXL särk, selline alla põlvi, kossupüksid, alla perset, põhimõtteliselt alustab põlvedest ja lõpeb kandadest. Aga selline oli see aeg. Ja selline oli saade. Oli selles mõttes, et see oli and one, et kõik ju tol ajal ikkagi tegid freestyle korvpalli. See oli hot, see oli teemaks ja nii me nagu tuttavaks saimegi seal Kossu väljakul. Ja põhimõtteliselt tänu Fredile võiks öelda, pääsesin mina siis nii-öelda samamoodi sellisesse nagu loomevaldkonda rohkem, kus siis ma saan nagu see kohe siin nagu ära mainida selle, et meie kõigi lapsepõlved on päris keerulised olnud ja mina pagesin meelsasti Kossu väljakule iga päev. Ja just nimelt sellepärast, et see hea inimene mu kõrval siin oli nõus olema minu mentor. Ta tol hetkel oli juba, ma arvan, mingi 4-5 aastat villinenud tänavakorvpalliga, kui me eksi. Oli vist, või oli rohkem? Jah, vist 4-5 oli. Ja
ja sealt siis tekkis siuke huvitav keemia, kus alustasimegi siis nagu selliste tänavakorvpalli videodega, freestyle videodega, kossu siuksed one-on-one videodega ja sealt siis arenes kogu see nagu looming kui selline, mida te olete nagu natukene ka näinud välja, et Fredi läks filmikooli, mina hakkasin vabakutseliselt videosi tegema, muusikat ja niimoodi see välja nii see kujunes. Ja siis tuli Ants mängu, Ants teadis Fredit mõnda aega, kusjuures see on huvitav asi. Ants teadis juba ennem. Täpselt, et ma tahtsingi nagu selle kohta nagu mingi paar küsimust küsida juba kohe, et mismoodi teie kohtusite, selles suhtes, et me teame, kuidas me kohtusime, Hans teab ka seda väga hästi. Võib-olla Hans räägib, ma olen teda märkan küll, las Hans räägib. Meil oli ühine sõber Arvo või Pärt või? Jah, Arvo Pärt, jah. Asso, jah, hüüdnimi oli Asso. Ja siis läbi tema, et sa mängisid seal mais kuskil Kossu koos ühe teise inimesega ja siis Asso pakkus välja, et läheme mängima, et ta on päris hea tänavakossus. Ja siis me tulin, siis mängisime ja siis hakkasime läbi saama. Jah, ma siin märkasin juba seal ühisgümnaasiumis. Ja koolid vaheline koss, jah, see oli ka, jah. Põhimõtteliselt. Mäletan, et ma käisin esimeses keskkoolis seal ja siis põhimõtteliselt oli keskkooli vahelised need korvpallimängud ja mina olin nagu, kuidas ütelda, see kehalise kasvatuse õpetaja tahtis mind ka sinna tiimi panna, aga ma ei saanud, nende kuttidega eriti läbi, sellepärast, et missugune mul see mängustiil nagu oli selles suhtes, et see natuke hoopis teissugune streetball kui tavakossust. Ja siis põhiliselt ma kogu aeg olingi seal saalis ja siis Hans oli ka seal kossusaalis ja siis ma nägin teda. Muidugi me ei rääkinud mitte ükski sõna. Mõlemad on introverdid, aga vaatasid üksteist küll kõrvalt niimoodi natukene. Kohati, eks mul ju endal jäi ka siuke mulje, muidugi te saate ise parandada, aga vahepeal mul tundus see, või praegu hetkel ma tunnen küll seda, et ma olen nagu teil nagu siuke liim vahepeal. Või selles mõttes, et te muidugi see iseseisvalt loomulikult saate läbi suhtlete ja kõik muud, aga mul on siuke tunne või ma spekuleerin, et meil on nagu, mul on Ansuga, eks ole, hästi tugev side ja mul on sinuga hästi tugev side, et teil on ka selles mõttes mingi sõprusside, aga nagu deep asja pole nagu development. Et aga ma tahtsin minna nüüd koheselt, kui Hans mainis, kus te nagu kohtusite, eks ole, ja sa lisasid lisa juurde siukse asja peal nagu aliased ja hüüdnimed, et tol ajal oli ikkagist nagu väga vingene, Fredi juba naerab, et meil kõigil olid ju ilmselgelt mingisugused nagu hüüdnimed või siis nagu aliased või kuidas sa seda nagu kutsud. Ja Hans vahetas neid palju. Ja täpselt, et selles mõttes sinnamaani ma tahtsin ise ka jõuda, andeks mulle Hans vaata, aga ma arvan, et kuulajatele nii pakub see kindlasti huvi, kui saaks öelda niimoodi, et Black Plague tegi korraliku mixtape'i, vaata, et see on hea nickname, tegelikult see mulle siiani meeldib. Black Plague on mu lemmik, aga esimene oli Probla, aga siis ma olin 13. Probla? Kust see Probla tuleb? Ma ei tea. Ma arvan, see on nagu Probla, see on nagu lühendav probleemist sõna. Üks vend, kes kogu aeg nagu probleeme tekitab, ja siis ongi see, et Probla on kohal, vaata, nüüd on nagu probleemid majas. Selles mõttes, et see Probla on väga hea nickname just sellepärast, et nagu mul oligi probleem nickname'idega. ja eks ikka, vaat Fredil näiteks oli nimeks Magical Flow. Kust see tuleb? Kõlab kindlasti nagu naljakas, eks ole, aga freestyle argneb ju tegelikult, just tänavakorvpall või see freestyle argneb ju selles suhtes erinevatesse leeridesse. Ja seal on flow, freestyle, juggling ja mis iganes muud seal veel oli, mul tulegi hetkel meelde. Aga meie just siis nagu praktiseerisime flow freestyle'i. Ära seda kinni pane. Ära seda kinni. Teise pead ennem käima poem. Vägev. Okay. Ja just in case, vaata. Järgmine kord. Rääkisin meie kalli uue kaameramehega, operaator Kõps. Kes siis nüüdsest ilma palgata meile tööd teeb. Ja ma juba andsin talle midagi. Fuck.
Elduru tahtis ütelda, järgmine kord saad vaata. ja Mait tahtis oma backlight pakkuda talle pärast. Oh, issand ju. Noh, piisavalt head pähklid mulle. et veab talle, et ta üldse ühe saab. Aga shout out Tomile, päästab meie perse täna. Shout out, thanks mees. Aga ühesõnaga, kus me jääme, et põhimõtteliselt kõik algas tänavakorvpallist, vähemalt meil 3 siis. Sealt tulidki siis see armastus videograafia vastu, armastus muusika vastu ja armastus siis üldse loome vastu. Fredi, me oleme siia kutsunud põhjusega, et ma mõtlesin, et me ei hakkagi nagu pikalt venitama sellega. Mõningad inimesed teist kindlasti teavad, et me oleme Frediga pikka aega koostööd teinud ja me oleme üritanud siis filmi teha või siis sarja teha nimega Medicine Man. Et võiks öelda ju, Fredi, et see oli siis meie nagu selline esimene tõsine projekt, eks? No muidugi oli, ennem seda oli ka projekte, aga see oli selline esimene, mis siis nagu ikkagist jõudis juba sinnamaani, et oli rääkimisi kergelt viisi kaudselt Netflixi sarja loomisega. Ja äkki räägidki meile natukene sellest protsessist, et sina kui eestlane, kes siis elab Belgias, et kuidas see nagu välja näeb, et kui sa tahadki mingisugust, et ütleme, et sa oled äsja lõpetanud filmikooli, sa oled loonud paar stsenaariumi ja sul on tõsine huvi asi saada sinnamaale, et ka kõik ülejäänud maailm seda näha saab. Et mina küll tean seda protsessi, me oleme seda koos läbinud, aga ka Maidule ja siis Ansule nagu sellest natuke rääkida ja ka meile kuulajatele, et kuidas see protsess välja näeb? No, minul on nagu niimoodi, et kui ma läksin sinna filmikoolis, mul oli nagu tõesti, et ma tahan oma filme nagu filme teha nagu selles suhtes, et koolis oli mõningatel niisugune mentaliteet, et mul oli nagu kopp ees oli selles suhtes, et kõik tegid neid armastusfilme nagu, et neid oli nagu nii-öelda kerge teha, et sul oli nagu ainult üks poiss ja üks tüdruk vaja ja siis mingisugune tuba ja natuke väljas seksivad. No ja mingi park, vaata, et nagu ja niisugused pealiskaudsed saan aru. Ja mis siis oli nagu, et ma vahest rääkisin nende inimestega, siis rääkisime filmidest ja üks ütles, ma küsisin, mis tema lemmikfilm, ütles, Pulp Fiction, kõik, mis Tarantino teeb ja mul nii väga meeldib. Siis ma küsisin ka nagu, et sulle see nii väga meeldib, mis sa neid armastusfilme teed. Ja siis ütlen, ma teen selle jaoks, et läbi saada koolist. Ja mina sellest nagu aru ei saanud, et nagu punktide pärast nagu lihtsalt koolist läbi saada, aga ma nägin nagu filmikooli nagu võimalust nagu seal ennast arendada ja siis ma hakkasin neid mulle väga meeldisid action-filmid ja krimifilmid, et hakkasin nendega John Woo tegelema, jah. Meie lemmik. Minul on muidugi Scarface, Brian De Palmalt, ja John Woo ka muidugi. Aga ja siis sellega nagu seda hakkasin arendama ja nägin nagu, et filmikoolis peab kõik ütlesid niimoodi, et saavad läbi filmikoolist ja siis teevad nagu, mida nad ise tahavad. Aga kui sa hakkad siis tegema, et sa ei ole kunagi harjutanud, et ma nägin seal võimalust nagu, et harjutada. Ennast proovile panna. Sorry, et ma vahele segan, aga ma mäletan nagu väga hästi seda olukorda, kus oligi see, et see sama, mis sa praegu siin räägid meile, et kui sa kirjeldasid seda protsessi, et vaata kõik, they played it safe, et vaata sellega saab nii palju punkte, eks ole, me saame läbi ja siis, kui mul on kusjuures ei lubatud, asi oli see, ei lubatud filmikoolis krimifilme teha. Ja mul meenub see. Aga sinu puhul oli siuke harukordne erand, eks ole, kui ma ei eksi, kas see oli see kooli helimehe või kes see oli, kes sind toetas? Ma ei mäleta, mis õppejõud see oli? Montaažiõpetaja. Ta oli, tõesti oli nii, et see ütles, see stsenaarium on okei, on ju, lühifilmi stsenaarium, 5-minutiline, 5-leheküljeline. Aga ta ütles nii, et miks nad nagu ei lubanud krimifilme teha, sest need ei ole usutavad, et nad tavaliselt tudengid kasutavad oma sõpru,
nagu gängstritena ja need ei ole usutav nagu aga need armumistseenid ja see kõik on usutav. No jah, et no ikka armastus on see on usutav. No jah, muidugi. No see on minu meelest siuke paradoksaalne nagu jama või bullshit, et tegelikult. Aga kui palju oli neid, kes tegid nagu samasoolise armastusfilme? Oli neid ka või? Mis asja? Samasoolise armastusfilmid. Et kas nagu... oli palju, kusjuures kunstikoolis on ikka jah, see on Art Institute, et ikka on igas klassis on nagu ma korra käis mõte läbi, sest nagu Eestis pigem nagu, kui oleks Eestis selline laadne filmikool, ma usun, et BFM-is on ka pigem nagu ikkagi, kus on nagu mees ja naine. Ma ei taha uskuda seda. Aga ei tea. Tead, miks sest tänapäeval selles mõttes ju on see on põhiteema. Selles mõttes, et nagu sa näed igal pool seda. See pigem see nagu mitte, mul ei ole samasoolise nagu armastuse vastu, mul ei ole mitte midagi. Lihtsalt peab hea olema. Ja see peab hea olema. Ja mul korra nagu tekkis see mõttekäik ka, et võib-olla mees ja naine sellepärast, et siis on nagu meesosadeit ja naisosadeit olemas, et siis nagu ei teki nagu neid konflikte nii-öelda. No jah, kas koolis nüüd lahatakse seda lahti? Võib-olla küll, et seda teeb Fredi nüüd on just tegelikult on parem, kui on samasoolised selles suhtes. Tõmbab tähelepanu rohkem. Jah, põhimõtteliselt on küll niimoodi ja mul on nagu seega olnud, et nagu stsenaariumite müümine on ikka päris raske, et väga palju nagu, mitte palju, aga ikka võib, näputäis on niimoodi võib ütelda, et kokku istun nagu produtsentidega, et ja rääkinud nagu selles seriaali teemal. No just Medicine Man, millest ma tagasi rääkisin. Et ma nagu sellest sain aru, et isegi kui neile see meeldib, et see ei tähenda, et nad seda ostavad. Et kõik nagu käib ka selle raha ümber, et neil on vajalik see ka, et see toob raha sisse. No muidugi, et see peab ka trendima, eks ole. Et see... ja nime on nagu vaja, et nagu, sellest mul on nagu, et kui sul nime ei ole, siis on väga raske seda teha. Aga sa ei pane tähele, et tegelikult see olukord, mis sa mulle just praegu kirjeldad, või meile kõigile siin kirjeldad, on ju paradoksaalne selle koha pealt, et vaata, me läheme filmikooli ja siis tekib see probleem, kus ongi see, et okei, ma teen seda armastusfilmi, action-filmi asemel, sellepärast seda lubatakse mul teha, ma saan rohkem punkte. Täpselt sama asi, et ma lähen nüüd Netflixi, ma lähen teen selle filmi ja seal on samamoodi, et ma teeks järgmise mingisuguse Miami Vice'i vaata, et mul on see mõte, et 80s vibe siin-seal, ja öeldakse, et ei, et kuna ma ei tea, et see Stranger Things ja see aeg, see on läinud, vaata, see rong sõits minema, see ei popi enam, vaata. Et pigem tee seda, see on kurb, sest see kunst muudetakse produktiks, see tingimata... Paratamatult, see on nagu igal pool nii. Aga lihtsalt, et kui sa tahadki nagu enda asja teha, siis sul peab olema nimi, sul peab olema mingi power või recognition või midagi juba olemas. See on kurb natukene. Trendide tagaajamine, nagu mis praegu on hot on ja sa ei jõua sellele järgi sellepärast, et et stsenaarium kirjutamine võtab aega, nagu see täispika filmi kirjutada, see võtab, et see väga hea oleks, nagu minul võtab, mõni võib selle, poole aasta või aastaga päris hea teha, on ju. Aga siis, kui sa selle valmis nagu saad ja hakkad saatma, see trend nagu võib juba läbi olla industries selles suhtes, et kunagi nagu trendide tagaajamine ei ole hea, et sa pead ikkagi see, mis sa pead ees olema. Ja aga see, mitte päris ees olema, aga see, et sa pead tegema, mis sind huvitab, mis sinu südant nagu puudutab. Ja ma saan sellest mõttekäigust aru, sellepärast, et ma ise toon nagu ka sellised paralleele, et näiteks, okei, ma toon nüüd teema korraks enda peale, sorry, vabandust, vaata, aga ongi nagu see, et vaata, meie tandem sündis läbi selle, et sina tegid filme, mina tegin sulle muusikat, et ma teen ka hetkel albumit ja albumi tegemise protsessi käigus oli ju täpselt sama efekt, et ma võin teha seda, mis inimestele nagu meeldib, eks ole, aga kas ma olen sellega nagu rahul? Kindlasti mitte. Et pigem ma võtan selle riski, ma teen midagi, mis mulle väga-väga meeldib ja see võib minna sedasi, et paari aasta pärast see on sel hetkel trendiv, aga see võib ka minna sedasi, et kuuled, et see on väga nišš, mis sa toodad. Trendid tulevad ja lähevad. Ja täpselt, sa pead pigem lihtsalt õigel ajal pildis olema oma ideega, et selles mõttes ongi, et võib-olla sa ei pea taga ajama trendi, vaid oma asja ära tegema ja sa oledki sa oled selle üle rahul, sa oled kindel ja mingi hetk alles nagu tropid siis, kui on nagu see õige aeg.
üks asi, mis ma ütlen küll, et on see, et kui sa alla annad, siis on kõik, siis on läbi, see on fakt, on ju. Yeah. Aga kui sa, ma ütlen iga inimene, ma ei saa niimoodi ütelda, et tee ja siis küll sa jõuad sinna maani, sa pead tegelikult enda käest küsima, endaga, kuidas ütelda, maha istuma enda sisemuses nagu sisemusega rääkima, et kas on midagi muud, et ma saaksin teha eluga, on ju. Mulle nagu see analoog meeldib nagu, et kui sa tead oma tulevikku näiteks raamatute kirjutamisega, et sa mitte kunagi ei saa publitseeritud nagu sul välja lastud nagu kirjastaja poolt. Kas sa ikka kirjutaksid edasi? See on nagu triki küsimus. Ja kui on jaan ja siis tähendab, et sa oled kirjanik ja see on õige, siis paratamatult sa lööd nagu läbi nagu selles suhtes. Aga võt seda ma usun ja siis seda ka, et sa pead teadma, et self-awareness nagu ennast hästi tundma, et teadma, kas sul on talenti nagu selles suhtes. Mitte lihtsalt su võib olla distsipliini, su võib olla tahtejõud ja kõik, aga kas sul on talenti nagu selle jaoks või on parem, et sa midagi muud nagu teed. Et meil on palju selliseid inimesi Eestis ka, kes teevad miskit, aga võib-olla nad ei peaks seda tegema. Ja on seda ka, et nagu ma olen näinud ka mõningaid inimesi, kellel on rohkem talenti näiteks kui meil, vaata, selles suhtes. Aga ei tee mitte midagi. aga nad annavad kergesti alla nagu, et selles suhtes, et mõtlen seda ka, et kui sa muudku koputad selle uksele ja lükkad, see uks kukub varsti maha ka, et sa saad sisse. Ja. Ei, ma nõustun suga 100% selle koha pealt, et just see metafoor või see võrdlus, mis sa nagu tõid, et kui sa teed miskit, mida sa armastad, et kõigepealt sa peadki nagu, ennem kui sa tead, et sa seda armastad, sa pead sinnani jõudma, et selle teadmiseni, et ükskõik, mis nüüd juhtub, ükskõik, kas ma jään nüüd homme vaeseks või mul ei ole leiba laual, et kas ma jätkan sellega, mis ma teen, et kui see küsimus on vastatud ja sa oled sedasi, et jaa, ma jätkan, ma teen, siis on kindel see, et mingi hetk tuleb ka edu sellega. Et ma ei defineeri nüüd edu miljonites või et järgmine päev on sul midagi Netflixis vaid et sa saad reaalselt seda, mis me kõik soovime, nimelt elatist teenida alaga, mida sa praktiseerid ja mis sulle otseselt meeldib. Et see on põhipoint. Mulle meeldib see, et ma tooks selle välja, et inimestel nagu oleks ka veidikene nagu põnev selles mõistes, et et sa tõid ka meile siia miskit, sa tõid siis meile täpsemalt, ma võtan selle nüüd nagu näppu. See on hunnik lehti, midagi huvitavat. Räägi meile, millega tegu? Kui ma selle läbi loen, mida ma peaksin ootama? Jah, see on mu esimene romaan, 5. versioon nüüd. Yeah. The Man from the Fridge, see räägib ühest 17-aastasest poisist, Marekist ja tema isast Svenist, kes elavad vanaema ja vanaisa katuse all. See tähendab nagu Sveni isa, ema katuse all nagu. Aha. Ja ühesõnaga isa poeg pole oma isa nagu kaua näinud, et väiksena üles kasvades, sellepärast, et vanaema vanaisa on teda üles kasvatanud ja siis nüüd tuleb äkitselt isa tagasi tema ellu. Sellepärast, et ta nagu korterist välja visati nagu selles suhtes. Ja siis pojal nagu hakkab huvituma isa elustiil, sest ta natukene seadusega pauksis ja käib palju väljas ja tõmbab ringi ja siis hakkab koos temaga nagu ringi tõmbama. No ja siis kukuvad sekeldustesse sisse ja siis tegelikult poeg otsib nagu isa figuuri, nagu tahab isa armastust saada. Ja läbi selle seikluse, nagu nad saavad lähedaseks,
ja see on nagu coming of age raamat nagu selles suhtes. Vot nii. Kus see idee sul tuli? Noh, põhimõtteliselt ma kirjeldasin praegu natukene enda elulugu ja siis see on nagu semi-autobiograafiline. Teades natukene sinu loomingut ja sinu teoseid, et siis ma olen märganud küll, et sul on father figure nagu temaatika päris nagu tihti esineb. Tugevalt põimitud, aga põnev selles suhtes, et kuna me tunneme sind väga hästi, siis on tegelikult nagu mina kui kõrvaltvaatajana, siis see on vägev, mismoodi sa nagu oma nagu olukordadest, mis sinu elus on olnud, sinu lapsepõlves, kellelgi meist pole nagu lihtne lapsepõlv olnud, aga meie kõikide lapsepõlved on väga, väga kirjud ja ma arvan, sellepärast me 4 siin ka oleme kõik koos, et tegelikult mingil määral nagu meie lapsepõlv defineerib selle, kes me oleme. Ja sinu puhul, ma olen ka ühte drafti sinu raamatust, esimest drafti veidikene lugenud, et seal tõepoolest kajastub väga hästi visuaalselt see isa ja poja nagu keemia, mis sul tegelikult ka on. Et vaatajad, kes ei tea veel, siis tegelikult Fredi isa on olnud päris mitmes projektis sees, mis me oleme teinud. Ja selles mõttes, et välismaalt on ta ka kiita saanud palju, et tervitus sulle. Tervitus N. Londile. N. Londile, jah. Võib-olla näeme teda mõni hetk siin podcastil ka, et vaatame. Aga räägi, nagu lähme korraks selle Medicine Mani juurde tagasi. Ma tean, et praegu sinu aktuaalne projekt on The Man from the Fridge. Praegult, ma raamat, no selles teisest raamatust pausi nagu. Ja, sul on kaadritagustes, me oleme Frediga vestelnud, tal on ülimalt hea raamatu idee, sellest räägime pärast hiljem, ma arvan, mõni teine kord, siis kui see on veits kaugemalt, aga ma nüüd tulen tagasi Medicine Mani peale, ja Happy Days, 2 projekti, mis me koos oleme teinud, et sinul oli siuke haruldane juhus, kus sa said siis endale Belgias mentori tol hetkel, Medicine Mani ajal. Kellega tegemist, kuidas temaga koos tööd teha on ja mis sa oled õppinud temalt? Tema nimi on Paul Bröls, produtsent, kes on produtseerinud mis need filmid olid? Ta on töötanud koos Paul Haggissiga, Martin Scorsese'ga, ta oli üks produtsentidest selle filmi, ma ei mäleta, mis see film oli, aga ma ei tea, mingi Jeesus Kristus teemal oli see üks mingi, ma ei tea, 7 aastat tagasi, mis Martin Scorsese tegi. Selle me otsime üles ja paneme alla. Et Paul Brös oli üks produtsentidest sealt. Siis mäletan, Killing Season oli ta produtsent, John Travolta, Robert De Niroga, siis see oli kõige paremini review'd, see Saddam Husseini poja see vaata siis kasutati see teisikuid vaata. Et mingit atentaati ei toimuks vaata. Mäletan, mis selle nimi oli, see oli kõva poster oli see, see kuldne niimoodi, kui ta istub troonil niimoodi. Okay. The Double või mis asi see oli? Mul ei tule praegu meelde. See oli väga kõva film. See on see spotlighti panemine, eks ole. Ja, see oli väga kõva film oli, et Ameerikaga väga palju koos töötanud. Belgia produtsent. Ja, et selles suhtes vaata nii suured nimed ja suured teod tegelikult, et kuidas see koostöö nagu teil üldse tekkis? Kuidas see sai üldse juhtuda? See oli niimoodi, et ongi nii, et see on nagu via nagu läheb edasi nagu see stsenaarium, nagu see oma elu, et vahepeal oli nii, et oma sõbrale Maruanile andsin, kes nagu ka kaasa kirjutab sellele stsenaariumil. Ja siis tema andis ühe näitlejale, Rudolfile, ja Rudolfile see meeldis stsenaarium. Siis tema andis edasi ka veel
Paulile. Ja Paulile meeldis see ja siis tahtis meiega kokku saada. Et see oli päris kõva, et ma olin nagu täitsa vapustatud, et selline suur isik tahab kokku saada. Ja mul oli siis seda vaja ka kuulda, et nagu esimene kord, kui me kokku saime, ütles, et sinus on peitus väga hea dialoogide kirjutaja. Aga praegu on nagu toores, aga sul on peidusse. Ja see mulle väga meeldis. Ja siis tema andiski selle lükke nagu, et davai kirjutame terve seriaali ära ja siis vaatame, mis juhtub, ja proovime samaaegselt nagu saata igale poole seda. Ja ütles niimoodi ka, et tee saab olema raske, sellepärast, et see on 6 osa, 50 minutit ja krimiseriaal 2 apteegiröövijast, Said ja Franco, üks marokolane ja teine on hispaanlane, räägivad immigrandid, teise generatsiooni immigrandid Belgias sündinud nagu. Selles suhtes, et seal on põhiliselt teema on nagu venna armastus on selles suhtes, kui kaugele saad minna ja et raha ei saa seda nagu ära osta, vaata selles suhtes. See on nagu põhiliselt on mul kogu aeg on see isa armastus või venna armastus käib nagu läbi mu projektide, mis ma nagu kirjutan. See on sinu muusa, see on sinu see kaev nii-öelda või allikas, kus kohas sina inspiratsiooni kogud, et see on hästi näeb, et räägi edasi. Ja siis Pauliga oli selline värk, et mis Paul mulle õudselt õpetas seda, et ma ei kui midagi kirjutad, et pead nagu sa pead jääma nende tegelaste juurde, et nagu see kolmiktegelased, nagu mis mul on, nad põhitegelased, on Said ja Franco ja siis nende boss Jimmy. Ja seriaal hakkab pihta sellega, et maafia saab teada, et Jimmy on informant. Ta eeldab, et ta on informant. Ja siis pantakse Said ja Franco pantakse sellele otsusele, et nad peavad otsustama, et ennast tõestama, nad peavad ennast tõestama, et nad ei ole temaga koos, et nad ei tööta politsei jaoks, peavad maha laskma oma bossi. Ära põe, mis ma teen praegu rääkides. Aga nad otsustavad, et nad seda ei tee ja põgenevad koos kolmekesi ära. Okay. Ja sest nad usaldavad teda, et see ei ole võimalik, see on mingisugune mingi jama, mis see maafia mõtles välja. Ja seriaali käigus tuleb välja, et tegelikult on, et ta ongi informant ja nad valisid valesti selles suhtes, et nad usaldasid teda ja siis nad on omadega ka perses ja proovivad sellega nagu välja rabeldada. Aga selle juures vaata, kuna ma olin ka selle väga lähedal, väga close in contact with it, et ja me koos selle kallal tegelesime, et sa mainisid, et 6 osa ja 1 osa on 50 minutit pikk, et kaugele sa jõudsid selle projektiga? Ta on täiesti välja kirjutatud. Tänu Paulile, et Paul nagu surus mind tagant, et davai kirjuta välja. Muidu ma oleksingi jäänud, mul oli 2 osa nagu ära kirjutatud ja kõik nagu. Ja et nagu siis palun nagu vajas, ma õppisin seda interneti tee selles suhtes seda kirjutamist, et Ameerika süsteemi järgi on sul nagu pilooti ainult vaja. Jah, mäletan seda protsessi. Pilooti vaja nagu. Ja, aga siis Paul ütles, ei, 2 osa oli kirjutatud, meil on 3. ka vaja, siis läheme Berliini filmifestivalise müüda, mõtlesime, okei, kirjutan 3. ära, ja siis ütleb, aga meil on 4. ka vaja, siis on hästi. Kirjutan 4. ära, meil on ikka 5. ka vaja, vaata niimoodi. Ta oli kaval võib-olla. Kaval vend, jah. Ja siis, mul on väga palju kannatust selles suhtes ja siis, ja väga ikka kriitiline oli ka selles suhtes, et alati oli, et ei, see ei ole õige. Et kohe ütleb välja ja mul oli siukene, mis ma ütlen, et ikka nagu õpid kogu aeg, et ma tahtsin iga tegelane, kes on mul nagu välja mõeldud, et sellel on nagu oma arc, et nagu oma see teekond.
aga mis Paul õpetas selles suhtes, ütles, et sul võib see olla, sa võid seda raamatus teha, aga isegi raamatus ka, sa võid kõrvaltegelasi välja arendada ainult siis, kui nad on ühenduses peategelastega. Et nagu sa ei või nagu eraldi hakata näitama tseene, kuidas nemad oma elus hakkama saavad. See on juba eraldi. See on juba eraldi, see nagu off-tangent. Okay. Nagu ja see oli väga hea õppetund mul nagu. Kõlab loogiline on ja aga ja siis nagu ma hakkasin nagu järjest edasi läksin kirjutamisega, see on oma 300 lehekülge see stsenaarium on ja. Et esimene, teine, kolmas osa, minul kõige raskemad oli 3. ja 4. osa, et see on just see middle, the sagging middle, nagu raamatu kirjutamises ka öeldakse, nagu, et okei, kuhu ma nüüd lähed, hakkad pihta nagu, et täis elujõudu ja kõik on ja siis oled keskele, et ei tea nüüd, mida edasi teha on ja. Kõik oli nagu intuitsiooni põhjal kirjutatud, et tegelikult on parem ennem nagu outline'ida on ja kirjutada kõik plot pointid nagu ära vaata ja siis selle nagu edasi arendada. Aga kogu aeg ma sain selle feedbackida ära unustama peategelast, miks Jimmyt nii vähe on. Tal on ainult, mis ei ole, tal on ju 15 lehekülge 50 on ju, vähe, ei pane ta tagasi. Ja siis sai nii palju asju, kill your darlings, vaata. Et siis ma tegin nagu sellise nagu kontrasti, ma tahtsin nagu Heedis teha, nagu Michael Manni Heedis, nagu Al Pacino, Robert De Niro näitad. Tema elu, politseiniku elu ja siis Päti elu. Ja samamoodi tahtsin teha nagu need low-life crooks, nagu Said Franco ja Jimmy on ja nagu madalal tasemel, vaat selles suhtes. No. Ja siis veel see crème de la crème nagu see maafia see maafia boss on ja siis tema need all olevad. Nendel on ka probleem oma maafia bossiga nagu. Tahtsin nagu seda kooskõlastada. Nagu vastandada, nagu vastamisi panna ja siis see oli värk, et sa ei Paul ütles kogu aeg, et sa ei saa seda teha, sa ei saa. Ma saan küll. Sa oled noor rebel, vaata. Ja siis natuke põrkas üksteise vastuse värki ja siis, aga mul oli hea support Nikolas ja Maruan, kes mind aidanud palju on ja siis ikkagi alati järgmise draftiga nagu ma algus võib-olla ütlen, võib-olla liiga otse koheselt ja siis pärast mõtlen järgi ja siis tegin ikkagi niimoodi nagu tuli välja, et ikkagi Paulil oli õigus, ma järgmine kord ütlesin, ikka väga hea oli ja õieti tegid, ütlesid selles suhtes, et ma segan siin vahele selle, et vaatajatele ka, kes on Nikolas ja kes on Maruan, et me oleme siin nagu Frediga naljatanud, et meil on siin nagu 2 meeskonda, et osa meist on siin Eestis, kellega me nagu siis, nii-öelda Fredi tuleb Eesti, siis me teeme siin Eestis asju ja siis üks grupp on siis nagu Belgias, Nikolas ja Maruan, kes siis samamoodi seal on koos Frediga ja aitavad ja loovad koos siis sisu. Et me oleme ka sedasi teinud koos projekte, et kus me Frediga siis oleme siin Eestis, ma teen muusikat, siis Fredi läheb uuesti Belgiasse, Nikolas ja Maruan seal ka kirjutavad, eks ole, et nad on igatepidi käega küljes. Nad on näidelnud, nad on siiski esmalt nagu näitlejad ja siis teise nagu ma ei ütle teisejärguliselt või kuidas sa seda nagu ütlen, vaata, et kõrvalt teevad. Calling nagu. Ja, täpselt. Et siis vaatajad teavad, et meil on siuke väike international meeskond, et Belgia, Eesti, et aga mulle tuli siuke huvitav asi välja, et vaata, sa rääkisidki siin siis nagu tegelikult ennem kui ma selle küsimuseni hüppan, ma küsin siukse asja, et või õigemini siis saadan universumisse sellise sõnumi, et Medicine Man on selline 6-osaline Netflixi sari, mis minu meelest tuleks kindlasti saada Netflixi, et me
Ühesõnaga, kallid vaatajad, kui te kuulate seda podcasti, siis võtke ühendust, te ei pea alguses millegiga nagu leppima, lihtsalt tulge ja vaadake, et see on päris äge projekt. Selles mõttes see short film oli väga kõva. See on mul siiamaani peas ja mulle tundub, et sa läksid selle sarja kirjutamisega väga sinna maailmasse sisse, et tegelikult sul on tegelikult rohkem materjali kui 6 episoodi, mul on siuke tunne. Ja üks asi, mille peale mõtlesin, et ma ei usu, et stsenaristid seda teevad, aga kirjanikud teevad seda küll, et nad lähevad sinna maailmatäelikult sisse, nad kirjutavad isegi side characterid nagu täiesti välja. Isegi kui nad neid raamatusse ei pane. Et lihtsalt et selle põhimõttega, et nagu ise selles maailmas nagu nii sügaval sees olla ja paremini mõista kõikide motivatsioone. Et see ei ole nagu tingimata tühitöö, mis sa teed, aga võib-olla stsenaristina ja see on impractical. Aga jah. Igatahes nii palju kui mina olen Medicine Man'i vaadanud ja jälginud, see on väga kõva sari, et see tõesti meenutab nagu neid see on nagu tükike Scarface ja tükike neid krimifilme, mis meile kõigile meeldivad ja thrillereid, et siin, mina näen selles väga suurt potentsiaali. Ei no ongi see, seal on kõik see, mis defineerib meie generatsiooni. Et küll meil on tibakene siin vahetane, Fredi on tibakene vanemaine, Hans on siin aasta vanemaine, Mait, mina olen peaaegu sama vanus, et sinna tänna natukene. Aga kindlasti nagu see sari defineerib seda, mida meie vilileme. Et aga mulle nagu, ja ühesõnaga, täpselt, enne kui selle fucking küsimuseni pane link alla, jah. Ma panen filmi, me paneme selle lühifilmi lingi alla, lisaks sellele, kui peaks vaatama mõni BFM-i andekas õpilane või õppejõud, kes iganes, kust iganes nurgast, siis nagu kui pakub huvi, võtke ühendust, vaatame, mis teha annab, et alati oleme avatud, mis siis on huvi vastu. jah, seda me kasutame, seda lühifilmi kasutame nagu calling card. Ja täpselt. Et aga nüüd tulles selle teema pealt siukse huvitava küsimuse peale, et kuna sa kirjutad stsenaariume ja sa kirjutad raamatuid, räägi meile veidikene nendest protsessidest, kuidas nad nagu eristuvad ja miks sulle üks nendest meeldib rohkem? Kindlasti meeldib sulle üks nendest rohkem. Okei. Ma ütleksin niimoodi, nad on erinevad meediumid, aga story on nagu sama, et nad on kõik kanalid nagu, et kuidas sa saad ühe loo ära rääkida, aga sa pead väga hästi nagu vaatama, mis meedium sulle kõige paremini, mis meedium nagu sobib selle story'le, mis sa tahad kirjutada. Ja samamoodi nagu Medicine Man ei sobiks raamatuna. Ja see on väga visuaalne. Visuaalne, jah. Kuigi sa kirjutad väga visuaalselt. Aitäh. et aga jaa. No sellest tuleb ka, et background on mul ka nagu stsenaristina ja väga palju stsenaariumid lugenud, et need on kõik internetis olemas, ei saa ütelda midagi, et selle jaoks, ma ütleksin nii, et sa ei pea minema kuskil kooli õppima nagu stsenaristiks või kirjanikuks, nagu kõik on netis nagu olemas, ma ütleksin aga selle, ma mõistan, siis ma esitaks sükse küsimuse, et kui näiteks noor Fredi, eks ole, ennem filmikooli minnes, et kui tal oleks praegu sina, et mis sa talle ütleksid? No see noor Fredi naljakas oli ka, et enne mis ta tegi, ta läks biomeditsiini õppima ja mäletan, ja lahkasid konnasi. Ja lahkasin konnasi, haikalu ja siis rotte. Ja päris hästi läks. Mitu konna, mitu rotti ja mitu haikala? Mind huvitab need haikalad. Haikala oli jah, vägev oli. Ma olin kusjuures teoorias läks sitasti mul, aga praktika oli niimoodi, meil oli 50 õpilast ja ma olin esimene valmis. Ja sa pead lahkama kõik. Sa pidid mõtlesin, türama kõva lihunik. Et sa pead nad lahkama nii, et need organid on terved, et nad ei veritseks. Sa pead nad kõik nagu niimoodi lahti nagu. Ja paned nad konserveerid ära. Aga mis lõbu selles on? Ma ei tea, pedantsus vaata, selles sus mu meeled on niimoodi nagu täpselt, see tuleb mul kirjutamises ka samamoodi nagu, Elduril on ka muusikas niimoodi, et nagu sa võid
tüki kallal nagu mis asi, mis sind häirib, sa võid 1000 korda läbi käia, et nii kaua, kuni see sul, nüüd on õige. Ja siis, aga sellega ongi nagu see, ta on nagu see on nagu kahepoolne mõõk nii-öelda. Selles mõttes, et ma teen isegi väga hästi seda, kus on nii, et sa lihvid ja 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 üks hetk on see, et sai valmis. Sina oled veel pedantsem kui mina, sest ma ütleksin niimoodi, kui sa lased mulle vaata, et mingid, mis me Eldur, nüüd on ta valmis, ära rohkem selle kallal jama, et ma tean, tegelikult ka, sest mina, kui ma kuulen su muusikat, siis ma olen nagu fresh perspective, ise oled sellega nii kaua töötanud, et sa vahest sa ei vaata tervet metsa, sa hakkad vaatama oravad seal metsas. No täpselt või kuuse otsas mingi seda, et oi, see on natuke teist värvi vaata, et see ei ole õige. Sa tunned mind hästi, et Ants teab ka täpselt väga hästi seda, et Antsuga on samamoodi olnud, et me peame hakkama proovima niimoodi, et Eldur, sa pead veel tegema sellega tööd. Äkki sa on nagu reverse college'i vaata. Siis mulle ei meeldi, kui mulle öeldakse, mida ma tegema pean. Aga tagasi tulles selle peale nagu... Hai kalade juurde, kas sa said maista ühte? Mida? Kas sa said maitsta? Ei jokka, mis maitsta, see ei ole. Aga meil oli labori need jakid peal. Ja siis mul on isegi üks pilt on olemas, kus vanaema mind pildistab ja mul on need skalpellid kõik lahti niimoodi. Seda ma olen näinud. Seda ma olen näinud. See on vägev. Millegi pärast see vibe on nagu see, vaata, Human Centipede. Vaat see saksa näitleja, vaat. Jaa, et kus mul meeldis, mis oli esimene ja teine oli päris, ma ei tea, 3. mul ei meeldi. Seal oli juba liiga suur ahel, on ju? Läks liiga metsikuks. Läks liiga pikaks ära. Jah, aga see, tagasi tulles need meediumid, miks just stsenaarium ja romaanid nagu, et stsenaariumis on selline asi, et sa saad ainult kirjeldada, sa pead kirjutama nagu 3. perspektiivis, ja kõik peab olema olevikus ja sa saad ainult kirjeldada, mida karakterid näevad, kuulevad, ja puudutavad niimoodi. Sa ei saa nagu näidata, mis nende peas käib, nagu, et sa ei saa nagu stream of consciousness nagu kirjutada nagu selles suhtes. Et muidugi voice-overina saab küll, aga öeldakse filmides, et see on nagu lazy tekniik, vaata. Et nagu seda saad nagu, see on nagu constriction nagu selles suhtes, et stsenaariumites, et aga raamatus on see, et sa saad kõik teha, põhimõtteliselt kõik teha, oleneb, sul ei ole mingisugust page limitit, nagu sul ei ole niimoodi, et film võib olla 100–120 lehekülge, ja sa pead nii täpselt nad ära nagu plottima täpselt, selle lehekülje peal toimub see, selle peal see on nagu inciting incident, siis on see, mida see karakter tahab, kogu aeg peab aktiivne olema, ei tohi sellist stagneerumist olla ja sellist mõtlikku käiku nagu raamatus vahest võid teha. Ja siis raamatus sa võid nagu kõik teha, aga samas on see ka, on üks disadvantage raamatus, et see just, et sa võid kõike teha, et sa võid sellesse nagu ennast ära, võid kaduda nagu selles suhtes. Ja see stsenaariumite kirjutamine nagu mulle aitas nagu seda, et olla väga otsekohene nagu, et sa ei hakka mingisugust iidamast ja aadamast kirjutama, et iga tseen, mis sa kirjutad, on tähtis sellepärast, et stsenaariumis nagu iga lause maksab midagi. Sa pead seda filmima. Nagu ütleme niimoodi, et Napoleon vaatas üle mäe ja ta nägi oma armeed. Palju see maksab nagu filmina nagu selles suhtes, et väga palju on, ja siis sa pead nagu igasuguseid viise vaatama, kuidas sa saad raha kokku hoida. Ja selle ideoloogia sa võtad kaasa raamatutesse selles suhtes, et siis sa hakkad nagu kompaktselt kirjutama, mõnes mõttes nagu, mis mul väga meeldib nagu Bukowski ja Hemingway näiteks, et sa ei kirjuta lilleliselt nagu, et sa oled väga to the point. Ja siis on nagu iga lause omab tähtsust. Mulle meeldib selline asi. Aga
mis mul nagu meeldib nagu rohkem või? ja, et miks? Okei, selle juurde tagasi oli nagu, et ma tahtsin alati raamatut kirjutada ja just seda nagu, see on juba ammu mul olnud, see oli juba 2011 aasta, aga ma teadsin, ma ei ole veel küps selleks ja ma ei osanud kõik me oskame kirjutada e-maile, essees ja kõik, aga raamatu kirjutamise on midagi muud, vaata, et see on nagu tervenisti, journey, vaata. Ja teadsin, ma pean, veel lugema ja õppima ja et siis ma hakkasin sellega pihta, mäletan 2016 aasta 4. juuli. Üldse raamatu kirjutamisega? The Man from the Fridge'iga. Sest see oli see päev, kui mind lasti lahti õpetajana. Seda ma mäletan väga hästi, aga kuule, hüppamegi nüüd korraks nagu sellesse alati mul siin selle meie vestluse käigus tekkis erinevaid mõtteid ja üks nendest mõtetest oli, lähme kõigepealt selle fucking hai juurde tagasi ja siis ma tulen Belgias haid. Kus kohas saite neid? Mis mõttes haid? Haikalad. Okei. Niimoodi. Tegelikult ma mõtlen ka, kus kohas see oli, jah. Ma ei tea, kas see oli, siukene hai nagu väiksed olid ja mõtlen ka tegelikult, et igal ühel, mida oli 30 õpilast seal, et kus nad said nad? Kui suured haid? See on väga hea küsimus, ma ei mõelnudki selle peale. Et ma mõtlesin, väiksed, babyhaid. Where the fuck do you get those? See on väga hea küsimus. Selle kindlasti sest meie olime üks grupp ja see neid gruppe oli iga päev, vaata. Iga päev 130 haid, vaata. Äkki nad tulevad nende võrkudega kaasa? Mis võrkudega? Vaata, kui kalupi... Ülikool käib püü. ei, nagu et ju kalu püütakse nagu massiliselt. No jaa, aga need vistiks minema välja ju, vette ju, või ei ole nii? Et ma mõtlengi, et äkki nad ei viska neid vette, et äkki on sellised väga suured tööstuslikud, kus on kõigest täiesti suva ja võtavad kõik need loomakesed kaasa. Minu meelest, et see on seaduse vastane minu teada. Kas see mitte, et seal on kindlad mõõdud? Äkki see tuleb kuskil Hiinast? Räägime aastast 2009 ka, nii et see on natuke tagasi juba, võib-olla siis olid teised. Äkki. Või nad lihtsalt olid vabatahtlikud. Tulid lihtsalt koputasid uksele. Ja. Kas me võime siin ujuda, vaata? Kas teil on akvaariusi? Ja. Tegati lahti. Võib lähe. See oleks hea Käsnagale episood. Käsnagale episood, jah. Teeme Medicine Menu uuesti, aga lihtsalt vendadega, kes röövad haikalu. Kes lahkavad haikalu, vaata. Aga põhimõtteliselt sa ütlesid, et mitu aastat, 2000, millal sind vallandati? Päris palju vallandust, ma olen baarimehena ka töötanud, aga see oli nagu lihtsalt baar pandi kinni lihtsalt. Nii, koondati nii lihtsalt. Koondati, jaa. Äkki sa läksid jõid nii kõvasti töö juures, et sa ei mäleta, mis juhtus. Ja. Aga jah, ühesõnaga, millal see oli? See oli 2016. 4. juuli oli niimoodi, ma olin seal peaaegu pool aastat juba töötanud, olin kes sa olid? Cinematograafia õpetaja nagu. Kinematograafia. Ja siis sa olid äsja tulnud Narafi filmikoolist? 1,5 aastat, jah. Okay. Ja siis oli ühesõnaga nii, ma saatsin oma showreeli sinna, see oli Internatsionaalne Filmiakadeemia Antwerpenis ja tahtsin vaadata, mis seal on nagu, et siis kohe nagu sain e-maili, et intervjuule tulla ja siis esimene asi, mis küsiti oli nii, ma ütlesin tere, küsisid nii, kas sa filmisid selle kõik, mis showreelis on? Jaa, ma ütlesin, okei, tule õpetajaks. Et selles suhtes, siis läks väga hästi. Filmikoolis oli meil selline asi, et me pidime kõik ise filmima nagu ja ise režisseerima, ise kirjutama. No see on hea, tegelikult ju selles mõttes tänu sellele sa selle vaagi said ju vaata. Aga see seal tundi andes oli niimoodi, et see oli selline, oli 1-aastane kool nagu kursus, mis oli väga kallis, mäletan, see oli vist 10 000 euri ja ta ei olnud isegi akrediiritud.
akrediteeritud. Ja ma saan aru, mis sa mõtled, ta ei olnud nagu no it's nagu worthless, see ei ole tähtsusetu diplom nagu selles. No jah, et not official in that sense. Ja see oli põhimõtteliselt oli ka, ma olen sulle näitanud ka neid filme, mis need olid vägevad, andke andeks, aga meil on Frediga siuke hobi, kui me ikka mingid hetked kokku saame, et siis me joome pudeli veini ja siis vaatame tudengite filme, nii saksakeelseid kui hollandikeelseid, eestikeelseid ja et õnneks ma räägin saksa keelt ja hollandi keelt ma suudan üsna palju välja tuletada. Aga rääkideski Hollandi, üldse nagu sealsed, nii-öelda Holland, Saksamaa, Prantsusmaa nii edasi, et sealpool lompi või tegelikult meil ei ole mingit vett vahel, vaata. Aga kuidas sa sattusid Belgiasse ja kas sul meeldib seal olla võrreldes Eestiga? Miks sa seal oled ja miks sa siin ei ole? Ühesõnaga see on sellepärast, et ema mul sai, kui ta oli, ma ei tea, kas oli 26-aastane, mina olin siis 6-aastane, tekkis siukene võimalus, et oli üks siuke koht, et juuksurina sinna tööle minna Antwerpenisse. Et ennem me elasime nagu Lavassaares. Ja... Lavassaarest Antwerpenisse, vaata, see on ka kulda väärt. Ja, et siis ta läks sinna ja meeldis ja palk oli ka parem, on ja siis mul ema-isa vahel ei läinud eriti hästi, on ja siis nagu ema pani mind vanaisa juurde nagu ja mul oli väga hea stabiilne nagu kasvatus hea lapsepõlv selles. Sa jäid siis jäid vanavanemate juurde Eesti ja ema üritas sulle ja ise endale jalad alla saada. Jalad alla sinna ja saati kingitusi värki ja tuli ise ka vaheaegadel vaata. Nii ka kui jalad alla sai, siis mina läksin sinna 14-aastaselt kuni 17-aastaseni ja siis tulin tagasi. Siis me praktiliselt peaaegu kohtusimegi. Ja siis läksin siia keskkooli ja siis läksin uuesti tagasi peale keskkooli. Väga julge risk sama poolt. See on, ma ei taha ettegi kujutada, kui raske see võis psühholoogiliselt olla. Täpselt, muidugi, aga tänu emale on ka see, et muidu ma oleks ikka siin Eestis. Ei muljetavaldav, selles mõttes nagu... Et see oli väga õige otsus tema poolt, aga ma usun, et too hetk, kui sul on nagu see valikuvariant, et see võib tunduda nagu väga ulme, et kas ma nagu tõesti teen seda, kuhu see viib või täpselt, meil endal oli isegi sama mõte, enne kui me Soome läksime. Ja ei ole ainult see, näiteks selle sama podcasti tegemine või üldse oma mugavustsoonist välja tulemine kui selline, et see on paratamatult alati ilmuäratav. Aga siiralt, ma arvan kõik ema tubli seiklusimuline ja kõik nägi nagu vaatas perspektiivis nagu. Ma mõtlengi, et siiralt siin ei olnud mingit perspektiivi nagu Lavassaares. Kui mul isa oleks normaalne olnud, siis oleksid kokku jäänud sellist suhtes, aga ma ei tea, võib-olla kui ema oleks läinud, siis ma oleks siin Lavassaares. Oleks mingi ehitustöölinud, nagu mitte ehitustöölisega mingi... Lavassaares toimub ehitus. Mingi... ta on väärt amet, aga ma kindlasti tunneksin siis nagu midagi... Ta ei ole sulle. Midagi on puudu nagu, aga ma sain nagu võimalus kombata, tänu emal, tänu vanavanematele, et ennast nagu arendada selles suhtes leida nagu. Ma ütlen, väga tähtis on nagu võimalikult ruttu nagu näha, mis on sinu kirg elus. Sest see ongi hoiab sind... it keeps you sane, it keeps you going. Seepärast, et palju inimesi on, kes täitsid nagu pensionipõlve ikka nagu ei tea, mis nende kirg on. Ja see on kurb. Need depressioonid ja kõik tulevad vaata. Ega ongi, neid on palju. Ja kui ma nüüd nagu vaatan enda sõpru, neid sõpru, kes olid nagu kooli all, nagu raamides ilusti, tegid neid asju, mis oli ette nähtud. Me olime natukene teistsugused kõik. Ja kui me nüüd vaatame ja võrdleme üksteise elusid, siis ma ütleksin, et meil läheb nüüd palju paremini kui neil. Ja see on, pole nüüd küll nagu 100%, aga selles suhtes, et ma näen, et kuna nad ei teadnud, mida nad oma eluga üldse teha tahavad, siis nad lihtsalt tegid neid asju, mis neile ette söödati, et nad on, minu kogemuses on enamus neist väga õnnetud praegusel momendil. Ma saan aru see. Põhimõtteliselt on see, et nagu, et keegi meist ei tea, et nagu mida teha eluga, aga kõige tähtsam asi on see proovimine. Proovimine, mis sulle istub.
no täpselt. Julgus oma peaga mõelda ja riski võtta. Jah, proovida. Ei sobi see, anna natuke paar aastat, mul oli ka esimesed stsenaarium, mis ma kirjutasin, mõtlesin, et ei ole, mul on ikka need alles, ma ei ole kellegi neid lasud lugeda ja mõtlesin nagu alguses, oi kui kõva see on, vaata. Järgmine podcast tood siia ja siis loeme. Ja siis nagu teed ja siis ikka läheb edasi ja nagu ei ole, mis asi see on. Aga vahest nagu, vot see on see, et nagu mul on see self-awareness, nagu sa oskad nagu ennast eraldada ja vaadata oma tööd väga objektiivselt. Elduril on ka see omadus, ma olen tähele pannud, et vaadata isegi sul, kui see on jama asi nagu alguses vaata, aga sa näed mida, there is something there, nagu seal on midagi. Ja ongi paratamatus, ma saan ka paralleele sinuga luua, et kus ongi täpselt see fakt, et see ongi see võtmeküsimus, et tihtipeale näiteks, kui mul elukaaslanegi näiteks stuudios minuga, lihtsalt veedab aega ja ma teen midagi, et siis ongi see, et samamoodi, et esimesed need tund aega ta mõtleb, et mis sa teed või selles mõttes, et nagu, et see ei kruvi või see ei toimi, vaata. Aga mul on see, et ma ootan seda hetke, kui järsult kõik muutub ja järsult ta keerab ennast nagu upside down nii-öelda, vaata. Sa leiad selle killukese, mis on edasi. Mul on täpselt sama asi, et ma alustan mingit tracki, seal ei ole midagi, aga ma tean, et kui ma natukene siin asjad viigin, ma lõpuks leian selle seemnekes ülesse, mille läbi ma saan ehitada endale midagi ilusat. Ja eks ta ongi nii, et... Aga kuidas teil muidu on? Mulle pakub see küsimus huvi, et ma mainisin, et minu kogemus on selline nagu, et need cool kidsid nüüd ei ole enam nii coolid. Need weird kidsid on need suht coolid. Et kuidas teil on? Kas nagu kui te nüüd vaatate oma tagasi, et need inimesed... kes olid kooli ajal nagu oma piigis, kas nad on suutnud jätkata seda teed või nad on nagu langenud? Tead, mina saan siin juba väga huvitav veksli välja käia, ma ei suhtle mitte ühegiga neist. Ma ei tea nende elu, ma ei tea, absoluutselt. Need inimesed nagu läbi lõkke, neist Mait, eks ole, lapsepõlesõber kooli ajast, siiamaani oleme kontaktis ilmselgelt sellepärast, et me hingame sama nagu seda teemat nii-öelda, vaata. Oliver näiteks samamoodi, eks ole, omamoodi loominguline, samamoodi klassivend sellest ajast tegeleb oma ettevõtlusega ja samamoodi suhtleme. Aga need inimesed, kes seal paralleelselt midagi tegid, eks ole, ma ei tea öödega ilma neist, nagu reaalselt mitte, nagu, sest mind ei huvitanud. Mul lapsepõlv koolis oli väga keeruline, selles mõttes, et ega nagunii kiusati pidevalt ja sest ma paistsin eriti välja. Ma olin teistsugune, nagu drastiliselt. Ja see väljendus nagu minu kehakaalus pärast juba stress, depressioon, vanemad läksid lahku, nii edasi, et see aastaid hiljem jõudis mulle ka see kohale, vaata, et kuule, ma nagu ma olin seotud sellega, vaat ma mõtlesin, et mul ei ole neid asju, et või nagu sa olid nagu in self-denial kogu selle aja, vaata, et kuidas laps nagu lülitab selle välja ja sa arvad, et tegelikult nii ei ole, aga kui sa kõrvalt vaatad, sa vaatad ikka parajast hullumajast oled tulnud. Et selles mõttes mina saan öelda, et võib-olla paari inimest ma niimoodi vilksamis olen kuskil näinud, on jah ka sarnane õhk tekkinud või et elavad oma elu, aga elavad seda motoorset hallimassi elu, mis ei paku mulle üldse huvi. Mitte nüüd pahaga, selles mõttes, et nagu ma saan kõikidest aru, et kui su elu on selline, kui sinu raamid on sellised, et sa soovid sellel ajal seda saada ja sellel ajal toda saada ja riske ei võta või et umbes, et näed, kõik ju nii teevad, siis teen mina ka nii, et siis see on nii, aga mina nii ei ela. Ja kuna mina suhtlen mõne sellise inimesega nagu veel, siis nad kõik jagavad nagu sama asja, et see on masendav, et see on nagu viga mingil määral. No aga miks nad siis midagi muuda? Nad ei ole leidnud veel ennast järelikult. Või kas nad lihtsalt sellepärast ei saa ennast muuta või enda elu muuta, kuna neil on juba kõigil lapsed taga ja... See on üks point. Suhe on kindlasti üks asi, et nad on nagu... Nad ei suuda sellest raamist enam välja tulla, mis nad on enda lapsest peale sisse. Ja see on nii fucked up selles mõttes, et tegelikkuses ju hoolid see lapse eest, kanna hoolt, kõik on hästi, aga kui sa ei ole oma suhtes rahul, kui sa ei ole rahul selle süsteemiga, vestle ja aruta, liigu kuskil suunas, kui see ka ei toimi, siis järelikult on vaja minna laiali. Stephen King lõi läbi, ta oli treileris, elas koos
oma naise ja 2 lapsega oli täiesti muljetavaldav, ja siis kui ta kirjutas Carry ja viskas, mis mingi 20 lehekülge kirjutas, viskas lihtsalt prügikasti ära, mis ma naistest tean, vaata. Ja siis tema enda abikaasa võttis välja sellest ja ütles, et seal on midagi sees, et kirjuta edasi. Ja ta ütles niimoodi, et see support system on väga tähtis. Et ta ütles niimoodi, et tal alati on väga südamet soojendab see, kui autorite esimene raamat on nagu pühendatud oma abikaasale. Et nagu nad siis, kui nad välja tähendab, et nagu, et siis temal oli samamoodi nagu tema naine nagu teda nagu support. Respekt nii-öelda. Nagu et see oli päris tribuut või? Ja, et ütles, et kui ta naine ei oleks teda toetanud, et siis ta ei usu, et ta oleks nagu kirjutanud kogu aeg edasi, vaata. Et ta oli ka niimoodi, et ta lühijutte müüs, aga tal oli vist 4 manuskripti kirjutatud ja 5. sai alles published. See oli see Carry. Tal oli muide Running Man oli juba ammu kirjutatud, aga keegi ei ostnud seda, sest öeldi, et there's no market for dystopian fantasy. oli see Running Man, Ja, see on paratama, me oleme kuulnud palju selliseid lugusid, kus ongi nagu kuldaväärt sarjad, kuldaväärt filmid, kus on see, et aastaid, 5, 6, 7 aastat, isegi 10 öeldakse, et nope, vaata, ja see jääb lihtsalt kuskile riiulisse ja üks hetk on, kuna siin tulebki välja see, millest me eelnevalt rääksime, et järjepidavus on, et okei, et ma kukun 8 kord, tõusen 9, et ära anna alla, kui sul ikkagist on midagi tugevat, siis selle hetk tekib, lihtsalt tähtis on see, et sa kogu aeg järjepidavalt oleksid nagu elus, või pildis, vaata. Öeldakse, et kõige rikkamad inimesed on kas väga targad või väga lollid, sellel põhjusel, et nad julgevad nagu võimalusest kinni võtta. Et tihtipeale niimoodi, et inimene oma keskmises elus näeb küll võimalust, aga ta räägib ennast sellest nagu välja. Ja ma kardan, et see seob nagu selle sama teemaga, et need cool kidsid kunagi olid. Nojah, mis seal cool kidsidega, see on ka hea, las olla cool kidsid selles suhtes, et igal ühel oma see, ega nad ei, mõni on lihtsalt niimoodi nagu keskkoolis cool kids ja see ei tähenda, et nad pahad on või niimoodi, et see head olla ka vaata niimoodi lihtsalt. Ja seda küll. Selles suhtes nagu sinna tagasi tulla, ma ei tea, mina nagu sellele eriti tähelepanu ei vaatanud nagu ma olin niisugune tüüp nagu mul on alati see ka, et mul vend on ka öelnud, kui ma midagi näen ja mis mul meeldib, ma olen väga ekspressiivne sellest, et ma vaatasin väga palju animeed, et siis ei olnud cool nagu animeed vaadata. Ma vaatasin samamoodi, see oli ka meie klikk. Ja see oli, mis oli Eestis eriti on ja. Ei come on, ma vaatasin 90ndate lõpus vaata algused. Samas mul oli satt, eks ole, tol hetkel vaata, mis asi on satt, vaata, et keegi, see on nii välja surnud, vaata, et räägib mul satt, vaata. Aga tol hetkel küll, et samamoodi ju, oligi 90ndate lõpp, ma mäletan väga hästi isegi, vaata, ja laste ajal veel, ja 2000ndate algus, et ainult saksa kanalid. See ei olnud cool siis. Ainult saksa kanalid. Ei olnudki, kusjuures sellepärast, et ma rääkisin saksa keelt, õppisin sealt selle keele selgeks. Ma laudsin Dragon Ball Z tiimi saksa keeles. Ja. Mul oli kõik, oli joonlauad, kõik viikud olid Dragon Ball Z. Mul oli Pokemon samamoodi ja täpselt sama, et me tegelikult olime väga sarnasid selle koha peal. Ja siis vahel ka näitad, komme maad teha. Muidugi ma saan aru kõrvalt vaadata, mis see lollakas on. Ega muidugi. Ja siis ma mäletan ühe klassiveniga rääkisin, siis ma ütlesin, et talle, et ma teadsin, ta vaatas ise ka animeid ja siis ta nagu mind naeris välja. Ja siis ta ütlesin, et ma rääkisin temaga 101, ütlesin, et sulle endal ju ka meeldib, sa ise ka vaatad Captain Tsubasat ja ise oli kõva sari. Ja siiamaani vaatan, mitu korda läbi vaatan. Siis ütlesin, et jaa, ma vaatan, ütlesin nii, aga sa ei pea seda näitama, et sulle meeldib see väga, vaata, et see, kus ma saan aru, et see ei ole inni, et see hoia endale see. Et mis mõttega nagu endale, mulle meeldib see ja
kogu lugu. Ja sama siin, et vaata see eristabki meid selle koha pealt, et ma ei vaata miskit sellepärast, et see on trendikas või et on vaja, vaid ma vaatan asju just nimelt sellepärast, et see inspireerib mind mingil põhjusel. Et nagu miks siis nagu mulle ei meeldigi see trendi teema, vaata, et nagu sa paned ma panen riidesse ka ennast nii, kuidas mulle meeldib, sest see inspireerib mind või see tekitab mulle mingisuguse kindla nagu liikumise, mitte sellepärast, et vaat see ja too arvasid, et see on cool, vaat. Et see eristabki meid, et need cool kidsid nii-öelda koolis, eks ole, nad ikkagist liikusid mingisuguse liikumisega kaasa ja sellepärast nad olid ka pildis, aga see ei olnud nende enda loodud pilt. Ja. Ei no muidugi olid need, eriti põhikoolis nagu oli neid kaklusi palju ja kõik ja kuidas on poistel ka vaata, et puberteedi jaes, et siis peab ennast näitama, kui mehine sa oled ja see on normaalne, vaat mitte midagi selle vastu ei ole, et keskkoolis on normaalsem see asi natukene, aga ei ma ei tea, kui sa ütlesid Cool Kidsi peale, ma ei ole selle peale nagu mõelnud niimoodi, et see nagu rohkem on see Ameerika stiilis nagu vaata, need the jocks and the nerds vaata. On küll, ma ei tea, nagu sellist asja nagu meil nagu ei olnud, et jocks and nerds põhimõtteliselt oli need, kes olid mitte otseselt, aga see kontseptsioon kehtib ikkagi. Sul on outcastid ja sul on need, kes ei ole outcastid. Okay. Aga kuidas sorry, et ma su mõttekäiku peatan, aga mulle pakub huvi nagu see, et kui sa oled olnud nagu Eestis koolis ja sa oled olnud Belgias koolis, on seal ka mingisugune erinevus? Just õpilaste puhul ja see vibe ja see... Mina ütleksin niimoodi, mulle meeldis rohkem tegelikult Belgias koolis, et nagu see just see multicultural aspect nagu selles suhtes oli rohkem nagu esile toodud nagu, et ma ei tea, ma ise nagu seda embrace'isin nagu rohkem, vaata. Siis ma käisin läbi, põhiliselt kõige naljakam asi on see, et mul ei ole kunagi belglasest sõprunud, ehtne belglane. Kõik on põhiliselt olnud alati, teisegi vanemad on immigreerunud siia Belgiasse ja siis on nagu nemad sündinud Belgias. Ja on olnud mis seal on? Iraanlased, hispaanlased, mis seal oli, üks oli veel Kongost oli ka veel ja siis ma läksin kooli keelt õppima kõige enne. 4 kuud õppisin keelt, muidu pead aasta õppima, ma sain 4 kuuga nagu hakkama, siis pandi mind kohe tavalisse kooli vaata. Aga seal kus me keelt õppisime, see oli igasuguseid inimesi oli ja ma arvan, et see nagu see inspireeris mind ka nagu Medicimeni kirjutama, et kõik ei ole nagu sa näed palju uudistes ka, et jälle mingi välismaalane paliku toime kuriteo või midagi sellist asja. Et see nagu see tõde on tegelikult kahe, selle keskel nagu, et see ei saa nagu panna nagu suunduda, et kõik on nüüd välismaalaste, nemad on sellest kõik süüdi, vaata. Ja see mulle nagu huvi pakkus, et vaatasin nagu, et kuidas nemad elavad ja kõik, et käisin ringi ka ja vägev oli palju, väga südamlikud inimesed selles suhtes, et nagu ekspressiivsed nagu see. Mõistan. No eks vaata, kindlasti sul tekkis ka mingisugune külgetõmbe jõud nende inimeste vastu, kuna nad olid ka nii-öelda sarnasest kohast tulnud, kus sina. Selles mõistes, et nad võivad olla teine põlvkond või ka esimene põlvkond, kes just sina nagu olime kõik võõrad nagu. Täpselt, et sul on ilmselge, et need nagu lihtsam kontakti luua nende inimestega ja palju põnevam, et ma arvan, et see on ka venelastega, ukrainlastega, mis seal oli veel Albaaniast oli seal marokolased ja türklased ja... Ei, vägev. Aga et kergelt otsi kokku tõmmata, mul on tsüke nagu küsimus sulle, et mis on sinu nüüdsed siis eesmärgid, hetke eesmärgid? Mis nii-öelda drive'ib sind hetkel kirjutama ja ongi, et
mis on sinu kas sul üldse on, kas sa mõtled nii proaktiivselt, et mis on sinu 2-3 aasta selline eesmärk? Noh, minul ei meeldi niimoodi, et nagu tuleviku vastu nagu inimene küsib, et kus sa näed ennast 10 aasta pärast, mina ütlen siis selle peale niimoodi, et elus. mina ütlen surnud. Mina ütlen elus, et nagu tõesti nagu on, et kuidas sa ei saa nii kaugele nagu mõtelda. Aga niimoodi küll mõtlen aasta või nii, et tavaliselt ma mõtlen nii, et ikka omaks, et oleksid terved. See on mul kõige väga tähtsam, sest ma olen väga perekonna inimene. See, mis ma kirjutan ka tegelikult, on kõik põhiliselt perekonna põhjal, vaata. Perekonna inimene. Ja siis, et see projekt, mis ma samal ajal kirjutan, et see oleks jälle progress nagu edasi, et ma oleks nii palju sõnu jälle kirjutanud. Et selleks tähtpäevaks nagu on raamat valmis näiteks. Ma mõtlen niimoodi. Muud nagu ei ole, ma ei mõtle nagu mul on nüüd siis, ma olen kuskile ennast saavutanud või ma olen seal sinna jõudnud. Seda ma niimoodi ei mõtle nagu see. Ei, see on huvitav selles mõttes. Ei, loomulikult eks nii ka peab ka olema, et eks ma isegi veidikene ikka mõtlen, et vaat see ja too võiks olla selleks ajaks olemas. Näiteks album on valmis selleks ajaks või? Jah, ma saan ka öelda, et ma päris nii ei saa seda asja ajada, vaat, et seal taga paratamatult on seal taga veel inimese, et ma olen nagu omalt poolt nagu hetkel kõik ära teinud, aga see, et millal tal kaubanduslik välimus on, see sõltub juba ka teistest inimestest. Aga mingid asjad ikka siuke kaudsed, et et 2-3 aasta pärast ma tahaks neid asju juba nii teha ja neid sedasi või a la vaata, et ma nagu ma ei tea, ma võin näite tuua, et näed, aasta pärast pean ma sedasi laive mängima ja selleks saaks võiks juba seal maal olla. Ma ei mõtle nüüd nagu finantsiaalselt. Sa mõtled, et nagu võiks seal maal olla? Ja, et mitte see, et ma pean või, aga lihtsalt see, et mingisugune guideline või mingisugune nagu see tee, et ma näen, et mis suunas ma liigun. Ma ei tea, võiks, seda mina ei kas see nagu pressure paneb endal peale nagu selles suhtes. Ma võin ka ütelda, et nagu võiks, järgmine aasta võiks mul esimene raamat võiks juba kirjastaja leida. Vägev. Aga räägi mulle siis... Pressure võtaks veel maha ka see, kui see ütleb, järgmine aasta mu raamat on väljastatud juba. See on paradoksaalne. See on paradoksaalne selline lahendus. Võib ka nii, jah. Ma olen hakanud ise nagu praktiseerima oma mõtet seda, et mitte ei võiks olla, vaid on. Ja ei, see on õige. Selles mõttes saadad universumisse nii-öelda selle sõnumi juba teele, eks ole, et nii on, nii läheb ja siis ta ka läheb. Psühholoogiliselt sa lihtsalt teed ennast enesekindlaks. Aga see ei ole sinu kätes. Isegi kui sul on hea asi. See ei pea isegi loogiline olema, see on lihtsalt nagu enda motiveerimiseks siis nii-öelda. See on hea igal inimesel, see on erinev see, mis paneb teda motiveerima nagu. See on hea, et igal ühel on nagu teistmoodi see. Jaa, täpselt. Mina ei jätan palju ja sellepärast ma üritan olla konkreetsem iseendaga. Ja. Mul on nagu nii, ma proovin iga päev teha, nagu ma nagu ei jäta nagu asju selles suhtes, et mul 2 päeva mul nädalas ja siis ma panen kõik täiesti sinna sisse, ma töötan nagu hull. Sellega ma panen niimoodi, täna, vaata, mis ma täna olen teinud, vaata, see ära nagu go with flow, et ma olen teinud täna midagi, vaata, ja siis lähen edasi, vaata, see on ka sarnane, ma arvan, meil kõigil on kergelt progress peab olema, nagu jõusaal ikkagi, sa käid iga päev, mitte see käi 1 kord nädalas ja ei tee 6 tundi, sest see ei aita. Ja hullult, see ei aita siin. Sa põled läbi nii. Sa pead iga päev natukene tegema mõistuse piires. Ja siis sa saad seda taset endale kasvatada, et alguses sa teed 0,5 tundi, pärast sa teed juba 6 tundi. Kui sul on nagu aega. Ma ütleks niimoodi ka, et nagu raamatute kirjutamist niimoodi on ka nagu, sul on see word count, vaata, daily word count või weekly word count, kui palju seda sõnu nagu kirjutad, vaata. Et vaata neid hulle numbreid, et mõni kirjutab 1000 sõna päevas, mõni kirjutab näiteks see Michael Crichton, vaata, kes kirjutas selle, kes ta kirjutas Jurassic Parki võib-olla, et tema kirjutas, ta oli hull compulsive writer, kirjutas 10 000 sõna päevas. Ja Dostojevski ootas, kuni tal deadline'id on väga-väga lähedal, siis pani otse. Ja.
ei, kõva, ma ütleks niimoodi, nagu see kuritöö karistus on täiesti, kui mingit psühholoogia raamatut lugeda, siis luge kuritöö karistus nagu. Dostojevski on väga huvitav. Gambler oli väga hea raamat. Ta oli ise ka ju... Gamblerit ma ei ole lugenud, ma just hiljuti lugesin Crime and Punishment läbi. Inglise keele see, sellepärast, et vene keelt on õudselt raske tõlkida, nagu et see nüüd nüansid oleks õiged. No kuule, come on, kui neil on, no sa teed paremini, vaata, sa räägid vene keelt paremini kui mina, eks ole. Aga ma ei loe seda. Aga ei, ma saan su pointil aru, et mulle alles õde hiljuti rääkis üks loo, et kus on nagu Venemaalt pärit nagu kliendid, kes see siis oma e-maile või meiliaadressi ütlevad niimoodi, et ma ei tea, et Igor, kes iganes, Kosorov ja siis koer .com või nagu vaata, et koer nagu sest, et koer nendel on vaata ehk siis sabatški või kuidas nad ütlevad? Sabaka või? Ei, sabaka on koer, aga nad ütlevad nagu sabatški või midagi sarnast. Sabatški vist või? Ja siis nad tõlgivad seda eesti keelde niimoodi, vaata. Et selles mõttes vene keel on huvitav, et sa ei saagi edasi tõlkida neid asju. No mulle Dostojevski näiteks meeldib, aga näiteks Tolstoi nagu on niimoodi, see nagu siuke, ütleme niimoodi, see on minu jaoks liiga highbrow, nagu ütleme, võib-olla et see on liiga tark minu jaoks, et ma ei saa sellest aru vaata. Et see on siuke lilleline proosa niimoodi ja selles suhtes, et see räägib sellest teatud momendist ajast, et kuidas kõik oli ja värk. Aga muidugi ma ütlen, mis mulle väga meeldib, üks lemmikraamatud on Nabokovi Lolita näiteks, on väga kõva. Ma pole veel läbi lugenud, aga algus on natuke lugenud. See on küll väga, väga vägev, et väga julge raamat ja... jah, aga ta kirjutas selle minu teada inglise keele kohta. Ja enne kirjutas inglise keeles ja siis tegi ise tõlke vene keelde. Kõik venelased ju pagesid ära ju välismaale ja siis... Kui ma eksi, siis Lolita sümboliseeris inglise keelt. Okei. Sümboliseeris, jah. Ja seda toimub Ameerikas ju, selles suhtes. Aga word counti juurde tagasi üles, mina olen väga slow writer nagu sellest, et ma ütleksin nii, et kui ma saan 200 sõna päevas, ma olen väga rahul. Selles, sest väga selleks, ma veerin iga sõna üle, ma ei kirjuta nii, muidugi ma saaks kirjutada 1000 sõna ja siis nii pean hullult editima seda. Et mul on nagu väga hea meel. Ma saan sest aru täitsa, et mul on endal see mure või probleem ka, et ma kuhjan ennast nagu üle, või nagu selles mõttes, et ma olen avastanud, mismoodi ma loon hästi ja mismoodi ma ei loo hästi. Et kui mul on kaos, siis jube raske, et sa võid toota ja pilduda täiega palju asju, aga kui sul on liiga palju, siis on lõpuks see, et nagu oot, et mis siin nüüd toimub. Nagu sa ütlesid word count, et kui sa 10 000 sõna sinna kirjutad, siis lõpuks kaob nagu fookus täiesti ära, et need on ekstreemid, jah. Jah, ma mõtlen muusika tegemisega on samamoodi, et pigem nagu mingid guideline'id on, sa küll mängid seal nendega, aga siiski nagu üritad võimalikult puhtana asja hoida, vaata. Mul on hea töökoht ka selles suhtes, ma töötan öösel, vaata. Hotelli retseptsionistina nagu selles suhtes ja siis mul on nagu aega nagu mõtelda nagu see täiesti nagu all fuajees ja kõik on hästi vaikne, vaata niimoodi. Ja siis vahest kuuled ääli, vaata. Kuskil vaatad, mõtled. Seal on omaette lugusi, kus sa pead hiljem kunagi raamatu kirjutama. No jah. See podcast läheks lihtsalt liiga pikaks, kui rääkida nendest asjad. Ja täpselt, et kui te vaid teaksite, mis inimesed selles boutique-hotellis käivad. Et see on ulme. Aga selge, selles mõttes, et kui inimesed tahaksid sinuga kontakteeruda või neile pakub huvi see, millega sa tegeled, siis sind saab kätte või sind siis nii-öelda on näha või sinu tehtud töid on näha, mis kohas? www.rate.e londfilms.com londfilms.com ja on sul ka sotsiaalmeediat või on sul ainult koduleht? Facebook on ka Fredi Lond selge. Aga kindlasti vaadake londfilms.com-i, väga ilus leht, väga põnev ja sealt saate võib-olla isegi veel huvitavama
ülevaate sellest, et kes on Fredi Lond ja millest me siin üldse rääkisime. Aitäh teile, et te viitsisite kuulata. Aitäh kutsumast. aga palun. Ja järgmise korrani. Tšau, peace. Nägemist.